Eelmise aasta detsembri alguses viis Maksu- ja Tolliamet koostöös politseiga läbi dokumentide võetuse Eesti juhtiva toiduainetetööstuse Maak Grupi peakontoris Tallinnas. Kahtlustus, mille alusel seda tehti, puudutab grupi kuuluvat Farmi piimatööstust ja tema poolt Tere piimatööstuse müümist 2020. aastal ning selle tehingu väärtust. Prokuratuuri kahtlustuse kohaselt on manipuleeritud Tere kui ettevõtte turuväärtusega. Ja puudutab see siis aktsiaselts Farmi piimatööstusele kuulunud Tere AS-i müüki, kõigepealt aktsiaseltsile Maag ja siis edasi selle mitterahaliseks sissemakseks andmist. Ja kahtlustuse väga lihtsustatult seisneb selles, et prokuratuuri hinnangul täna on tuvastatud, et see müügihind, mis on näidatud, ehk siis 8,9 miljonit eurot, on tegelikult olnud tunduvalt kõrgem. Ja siin tuleb mängu selline tore termin nagu siirde hind, mis tegelikult tähendab seda, et kui tehingut tehakse mitte turuhinnas, vaid selle tehingu hind on väiksem, see ei ole ebaseaduslik, siis maksustama peab seda tehingut turuhinnas. Ja täna see kahtlustus põhinebki sellel, et meie hinnangul ei ole Tere AS-i väärtus aastal 2020 olnud mitte 8,9 miljonit, vaid see on kõrgem ja seetõttu on riigile jäänud tulumaksuna saamata üle 5,8 miljoni euro. Prokuratuur toetub ettevõtte auditeeritud majandusaasta aruannetele, mis näitavad, et Tere turuväärtus oli müügi hetkel suurem. Ettevõtte müüdi 8,9 miljoniga. Dokumendid näitavad, et väärtus võis olla üle 30 miljoni euro. Riigiprokuratuur möönab, et tegemist on väga keerulise menetlusega. See on üks väga keeruline ja kompleksne hindamine. Me saame kõik tuua näiteid sellest, et me iga päev tarbijatena käime poes, meil on, võtame näiteks piima, mitu piimapakki, me saame öelda, mis on keskmiselt piimaliitri hind turul. Aga äriühingute puhul on see natuke keerulisem. Äriühingud koosnevad käitistest ehk siis tootmishoonetest, seal on ka mitterahaline osa, näiteks igasugune kaubamärk, mille osas ei ole võimalik panna sellele turul sellist hinda, et me läheme ja vaatame kuskil suurest andmebaasist. Ühe kahtlusaluse endise Farmi juhatuse liikme Ülo Kivise kaitsja Oliver Nääs on Maalehele väitnud, et nemad mingeid prokuratuuri poolseid tõendeid ei näe. Selle kriminaalasja eesmärgiks ongi välja selgitada, kas see turuhind oli selline või mitte. See eeldab väga keerulist finantsekspertiisi, mis ongi tänase kriminaalmenetlus üks põhiline tõendi kogumise allikas ja seda me hetkel teeme. Ehk siis kui täna öelda, kas meil on olemas tõend, palju maksis aktsiaselts Tere aastal 2020, siis ei, me ei saa öelda seda kindlat summat. Lisaks on prokuratuur külmutanud kõige 5 füüsilise isiku varad, selleks, et võimalikku nõuet, mis on 5,8 miljonit eurot tasumatu tulumaksu tagastada. Kõigi osapoolte kaitsed on sellele vastu. Vara külmutamise osas teeb Tartu maakohus otsuse uuel nädalal. Konkreetse kahtlustuse on saanud Farmi piimatööstuse 3 nõukogu liiget Roland Lepp, Toomas Juhani ja vandeadvokaat Sven Papp ja endised juhatuse liikmed Ülo Kivine ja Mairi Paiste.